tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Täna osalen Tuhamägede esimesel maratonmatkal. Tegu on siis valikorienteerumisega ja jalgsi 6 tunni jooksul või rattaga 4 tunni jooksul. Mina lähen siis jalgsi. Tuleb läbida erinevaid kontrollpunkte maastikul ja need on siis siin Jõhvi lähistel Tuhamägede piirkonnas. Võistluskeskus asub siin samas selja taga Aare kodumajutuses ja võistluse korraldajaks on Alutaguse matkaklubi. Nii, kaardi sain kätte. Stardiaeg mulle märgiti 10.36, panin sellega kirja 6 tundi. Nüüd on väike kiire planeerimine, tark ei torma. Ja siin on ka erinevad punktid siis peal. Start on meil siin kohas. Ja erinevad punktid annab siis erinevad väärtuse. Esimene number annab siis selle punkti väärtuse, see on siis 1 punkt siin, nende lähemad punktid on siis 1 punkt. Vaatame mõne kaugem punkti ka. Näiteks siin, see punkt annab 2 punkti. Kas 3 ka on? Ja siin üleval on mõned 3 punkt ka. Siin eelinfo ma kuulsin, et on 55 kilomeetrit kogu see marsruut, kui käia mööda teid. Jah, nii pikalt ma see ei lähe. Eks ma siis pean planeerima seda teekonda omal siin. Ei tea, kas see nüüd optimaalne on, aga praegu on mõte minna siis siit siia, võtta need kobar ära, tulla siia, võtta siin kobar ära, see punkt. Ja kui vaadata, kuidas jõuab, kas siis veel siia ja siis siit tagasi need punktid, et mõned lähemad punktid tasub jätta siia finiši lõppu, et kui vaadata, et kui veel aega on, saab ka need ära noppida. Nii, olen selle koha peal, kus siin pöial on. See joon siit on elektriliin. Ja see sama elektriliin läheb siit nüüd ka maastikul. Näiteks panna otse üle või hakata mööda teid siksakatama. Seal eemal paistab ka see Tuhamägi. Mille otsa jõuda tahan. Paneme otse üle. Olen siin liini all metsas. Siit tuleb läbi sumbata. Õnneks mingi väike jalgrada läheb siit. Aga jalad on juba ammu märjad. Jäärum, kas sinna otsa tulnud hakkad ronima? Muidu on suhteliselt tühi väli. Esimene tipp vallutatud. Vaade siis selline. Väike järvekene. See on siis kaardi peal, see järvekene. Teised tulevad ka siit samast üles. Kord alla väga ei taha siit minna. Vaatame, võib-olla sealt poolt saab paremini olla. Täitsa omamoodi maastik ikka. Suht kõik kruusane, järsku mingid pisikesed männikesed pistavad pead välja siit. Järjekordne tipp vallutatud. Tipp peab selja taha. Kohe märgin ka uue tipu ära. Aga edasi. Need punktid on siis võetud. Plaanis mööda raudteed puuta need punktid ära. Ja kui need on seal võetud, eks siis paistab, võib-olla peab kohe hakkama juba tagasi tulema. Sest praegu on juba möödunud 1:40. Siin Tuhamägede otsas turnimine ei ole mitte lihtne, kuna kõik on selline pehme killustik jalge alda. On väga mure ja libiseb. Üles saamine on ja allatulek on varalik katsumus. Kui just ei taha mingit pikemat teed mööda, mis tavaliselt läheb suurema kaarega. Ja nüüd tuimalt mööda raudteed. Eks see paras motivatsiooni sirg ole. See on veel lühem. Pikem tuleb siin veel ees.
mööda raudteed minnes on alati see häda, et liiprid on väga ebamugava sammuga, et liiga väikesed tavasammu jaoks ja kui üle ühe astuda, siis on liiga suured. aga võib-olla selline kerge jooksusamm on siin isegi kõige mugavam. nii, 24, 25, 26, 23 on võetud. ma ei tea, võib korra sinna joogipunkti ka kiigata. aga mägi 32 paistab, näed seal. ja mulle tundub, et need tipud seal, need on siin ülalpool, 32 ülalpool, 22, 21, 20. Pool aega on täis. Sitten lähen teen vist joogipausi, see on joogipuktas, vaatan sokid ja mõtlen edasi elu üle. Noh, ega siin midagi muud polegi kui 2 tünni vett. Saab oma veevarud täita. Nii, praegu olen siin veel joogipunktis. Plaan on siis minna siia 32 võtta ja siis siit kaudu 13, 14. Siin ma siis otsustan, kas tulla võtta need ja finišisse või jõuan veel mingit punkti siin võtta. Hetkeseisuga on 2 tundi 45 minutit järgi jäänud. No, hetkel veel jaksab. Varvastel on ka väike puhkus. Raudtee ratsanikud. Punkt 32 on võetud. Suundume 13-14 poole. Kui ma õigesti näen, siis need on ikka väga kaugel. Oiram. Vist need, kus ma näen, need tipuksed seal. Sompa keskväljak. Võistluse lõpuni jäänud mul 2 tundi. Ei ole siin aega jokutada, tegutseda tuleb. Ja järgmine mägi ootab ees vallutamist. Kolmteist ja 14 on võetud, tund aega on jäänud. Ei hakka 16-15 minema, lähen. Üritan 10, 11 ja 12 ära võtta ja siis finišisse. Nii, just punkt 12 sai võetud. Ja nüüd mul on pool tundi aega, et finišisse jõuda. No linnulennult on see 2 kilomeetrit. Siin ei tohi orienteerumiseksimist lubada. Nii, siin on see teema, et kui minuti hiljaks jään, on kohe 1 trahvipunkt maha. Karm süsteem. Aga nüüd minek. 16-19. Palju pole jäänud. Aga ma ei leia finišit. Kuhu ma nüüd ottanud olen? Selline on mu nägu siis pärast 6 tundi matkamist. Aga noh, kujuminek on veel ees. Tuhamägede esimene maratonmatk on minu jaoks läbi. Õnnestus 6 tunni kontrollaega ikka sisse saada. Ja 24 punktist, 24 tipust õnnestus võtta 14. Nii et arenguruumi on ikka kõvasti. Aga kokku kilometraaž oli 29 kilomeetrit. Väga meeldis, suured tänud korraldajatele, kes soovib ka järgmine kord osaleda, kui see toimub, siis teadmiseks, et mägede otsa siin ronimine eeldab häid jalanõusid ja need kiviklibud võivad kehvema jalanõu täitsa ära lõhkuda. Aga minu poolt selleks korraks kõik ja näeme õues. Kodumajuduse hoovis on ägedaid silte, näiteks linnuvaatlustorn.
või ka sigarituba. Grill, chill ja grill. aga solaarium spa. Täitsa lahe.